Tere tulemast Musta kassitaro lugemise sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame siis, mis neil kaartidel teile öelda on. No ma ei tea, mul alati käed värisevad, kui ma sõnnidele nädala lugemist teen. Teil on kõik alati nii hästi, et ma nagu ei tahaks ühtegi sellist kurja kuulutavat kaarti teile võtta ja teie tuju rikkuda. Aga vaatame siis koos, mis on tulnud siis selleks nädalaks. No tuli esimeseks on meil siin sauade kuninganna. See sauade kuninganna on üks väga särav, enesekindel. No tema on küll selline, lööbki pea selga ja läheb läbi raskuste nii, et kõik kadestavad, kui tal peaks mõni tekkima. Ta on nii särav naine ja kuidas ma ütlen, ta on sihikindel kindlasti, ta on tark. Ta on karismaatiline. Särab nii ka kõige väsinumana. Kui ta on ikka juba väga väsinud, ikkagi ta särab niimoodi, et inimesed jäävad talle järgi vaatama, sest temast kiirgab seda enesekindlust, seda sära, seda, kuidas ma ütlen, eneseteadlikkust, et ma tean, kes ma olen, ma tean, kuhu ma lähen ja keegi ei saa mind peatada. Kuigi teie, armsad sõnnid, ma ei saa aru lihtsalt miks, sest ma ei näe siin seda põhjust. Tunnete ennast lõksu aetuna. Ma ei saa aru, ma tõesti ei saa aru. Teil on kõik olemas. No siin on lihtsalt fantastilised kaardid. Selle lõksu all, see on see mõõkade 8, on see lõksus olemise kaart. Tema all on õigluse kaart või ta ei ole õiglus, ta tegelikult on viimse päeva kohus. See on selline kaart, mis räägib seda, et teie sisemine mina tahaks teile nagu midagi öelda, aga teie ei taha kuulata. See on ärkamine, uuesti sünd. Midagi teie elus lõppeb ära. See on nagu vaimne ärkamine. Et ühesõnaga, see lõksutunne kindlasti kaob ära, sest siin on nii palju ilusaid kaarte selle kõrval, ja tegelikult on selle lõksuga ka niimoodi, et te võite tunda ennast kuskilt otsast, ma ei tea, kammitsetuna, et te ei saa edasi minna, miski hoiab teid tagasi, et tahaks nagu lennata, aga pomm on jala küljes. Pole teil mingit pommi päriselt ka. Et see viimse päeva kohus vabastab teid absoluutselt kõigest ja aitab teil edasi minna just sinna, kuhu teie minna tahate. Teile ongi ainult taevas piiriks, siin ei ole rohkem üldse mitte midagi öeldagi. Ma räägin, te olete õnnesärgis sündinud. Ma ei tea, kas kõik sõnnid on sellised, aga igal juhul need, kellele mina neid kaarte loen, on täpselt sellised, et mitte midagi. Teil oleks nagu mingi kaitserüü, et kõik nooled, mis teie poole lendavad, põrkavad lihtsalt tagasi. Te olete kuulikindel, ma ütlen teile. Sellepärast, et selle mõõkade kaardi ehk selle lõksus olemise järel tuleb kohe teil müntide 10. Vaat müntide 10 on selline kaart, mis tagab inimesele stabiilse sissetuleku. Noh, ma mõtlen, kõige parem oleks muidugi selline, kui ta oleks passiivne, stabiilne sissetulek, et kusagilt mingisuguses, ma ei tea, investeerimisfondist lihtsalt tiksub kenasti või tulevad mingisugused intressid mingist ettevõtmisest või oma pangaarvelt. Ühesõnaga, müntide 10 on stabiilne sissetulek. Te olete tõesti millegagi väga hästi hakkama saanud, sest järgmine kaart on teil sauade kuus ja sauade kuus on võidupärja kaart. Sauade kuus on tunnustus tehtud töö eest. Sauade kuus ongi, ma ei tea, kas see on mingisugune preemia millegi eest, on see lihtsalt tunnustus, tänukiri, austusavaldus, mis iganes. Igal juhul olete teie selle kuhjaga ära teeninud. Ja see teid nüüd siin tabab kas sellel nädalal või lähitulevikus. Sellepärast, et kaardid räägivad ainult tulevikust. Nad, kui ei küsi spetsiaalselt, siis nad küll ei räägi kunagi minevikus sellest, mis on juhtunud, sellest, mis on olnud. Nad räägivad alati tulevikust. Siis on see viimse päeva kohus, millest me juba rääkisime. No, ja siis tuleb teile karikate 9. Karikate 9 on soovide täitumise kaart. See ongi see kaart. Need on need soovid, mida te täita, mida te soovisite. Ma mäletan, et detsembrikuus tuli hästi paljudele tähemärkidele see soovide täitumise ja soovimise kaardid. Väga paljudele, ma ei mäleta, kas need ka teile tuli, aga ilmselt ikka tuli, sest see on alati väga positiivne lugemine.
ma pean seda vaatama, aga praegu niimoodi peast ma ei mäleta, aga see on igal juhul teie soovitud soovide täitumine. Universum on otsustanud teie soovid täita, no täiesti fantastiline lugemine. Ja viimase kaardina on teil keiser välja tulnud. Keiser on see mees, kes hoolitseb selle eest, et salved oleks täis, et teil oleks see müntide 10 ehk pidev sissetulek, et teil oleks see sära selle sauade kuninganna näol, et lihtsalt pea püsti edasi ja ei vaata tagasi, vaid lähen läbi elu, sest see on minu elu ja keegi ei ütle mitte midagi mulle, kuhu ma võin minna, kuhu ma ei või minna. Ise otsustan, ise lähen, ise teen. Täiesti super lugemine on see. Lihtsalt see mõõkade 8 on seal kuidagi täiesti vales kohas. Aga ma ei näe temast mitte mingisugust ohtu, vaid pigem ikka see, et midagi vana jääb selja taha, saate edasi minna, tuleb see stabiilne sissetulek, täituvad soovid ja on teil kogu aeg salved täis, alati on teil raha, alati on teil soe kodu, riie seljas, kõht täis. Mis me veel elus tahame? No head suhted lähedastega, head suhted igal pool. Et töö juures, kodus, no kus veel on vaja, sõbrannadega saate hästi läbi, sõpradega. Et no super lugemine, armsad sõnnid, ma ei kahelnudki selles, kuigi tõesti mul käed värisevad iga kord, kui ma hakkan teile pakist kaarte võtma. No seekord läks hästi, ei ole ühtegi negatiivset kaarti. Nautige seda nädalat. Mul on väga hea meel, et ma ei valmista teile vast pettumust. Kui teile minu lugemine meeldib, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.